Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Üks evangeeliumi lõik, mida ma olen lugenud väga paljudel matusetalitustel, seisab Johannese evangeeliumi 14. peatüki alguses. Ja selle kõige tuntum lause on ilmselt järgmine. Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aga see konkreetne lõik, see peatükk algab huvitavalt, see algab Jeesuse sõnadega, teie süda ärgu ehmugu. Jeesus ütles need sõnad viimasel õhtusööma ajal. Ta teadis, mis teda ees ootab. Kinnivõtmine, kannatused ja surm. Ta teadis ka seda, mis ootab ees tema jüngreid. Üks neist annab ta ära, üks salgab ta 3 korda, ülejäänud peaaegu kõik põgenevad. Jeesus ei mõtle mitte niivõrd enda katsumustele, kuivõrd oma jüngritele. Ja sellepärast ta ütlebki, teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Ning veidi hiljem, nagu me juba kuulsime, mina olen tee ja tõde ja elu. Kui Jeesus julgustab oma jüngreid ja ka meid ja kutsub endasse ja taevasesse isasse uskuma, siis see ongi põhjus. Tema on tee, tema on tõde, tema on elu. See tee, mida Jeesus käib, millele ta meid kutsub ja milleks on tema ise, ei ole lihtne ega kerge. See on risti tee ja mitte ainult temale, vaid ka meile. Jeesus ütleb, kes tahab olla tema jünger, kes tahab teda järgida, see peab võtma iga päev oma risti enda peale ja sellega tema järel käima. Mis on see rist? Me teame, et tema jaoks on see eeskätt ennast andva armastuse tegelikkus. Ta annab ennast, ta kannatab meiega kaasa. Ta on valmis meie eest surema, et meie võiksime pärida igavese elu. Kui Jeesus ütleb, et meiegi peame koos temaga risti kandma, siis tähendab see ka meie jaoks tegeva, teeniva armastuse risti. Just sellise armastuse eeskuju ja käsu andis ta oma jüngritele viimasel õhtusööma ajal. Nende jalgu pestes, aga ka neile leiba ja veini jagades, üteldes, et see on tema ihu, mis nende eest murtakse, mis nende eest antakse ja tema veri, mis valatakse nende ja paljude pattude andeks andmiseks. Jeesuse tee on armastuse ristitee. Jeesus on tõde. Temas on ilmunud tõde Jumala kohta, kes on täiuslik ennast andev armastus ja paraku tõde ka inimese kohta. Paraku sellepärast, et see tõde on tihtipeale valus. See on selline, millelt me prohvet Jesaja sõnu laenates tahaksime oma pilgu eemale pöörata. Tõde inimese kohta on see, et ta paneb armastuse Jumala kannatama ja saadab ristile. Aga tõde on ka see, et inimene võib saada uueks Jeesuses Kristuses. Võib saada lahti sellest oma minast, mis ahvatleb teda mõtlema ainult endale ja tegema kurja teistele. Inimene saab võimeliseks elama Jumala lapsena, tema näo järgi looduna siin maailmas. Jeesus ütleb ka, et tema on elu. Tõeline elu seisneb ennast andvas armastuses ja see ei piirdu mitte ainult selle maailmaga siin, vaid nii nagu Jeesus tõusis surnuist üles ja elab igavesti, võime ühes temaga elada igavesti ka meie,
kes me usume temasse, kes me elame tema tões ja kes me käime koos temaga seda teed, mis siin maailmas on ristitee, aga mis viib kord igavese elu kirkusesse. Jeesus ütleb oma jüngritele: teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Sinna me oleme teel, koos temaga ja tema läbi, kes on tee ja tõde ja elu.